Tere päevast! Kes veel mäletavad, siis üks esimestest videotest minu kanalil oli seikluskaamera pakendist avamine GoPro Hero 4 Silver, ostetud 2014. aasta detsembris ja video ma tegin sellest avamisest 2015. aasta veebruaris. Ja siin on karp, see on mul senimaani alles. Selline siis. Mina soovitan teil karbid alati alles hoida, kui te midagi ostate, sest et see kõik on ajalugu. Te ei saa seda karpi enam mitte kuskilt täna. Nii, aga mis on tähtsam? Tähtsam on loomulikult see asi siin. Ehk siis see on täpselt see sama kaamera, mille ma pakist välja võtsin. Ja kui nüüd mõelda, milline on minu kogemus sellega ja kas seda tasub täna 5 või 6 aastat hiljem näiteks kasutatult osta, siis mina arvan, et tasub küll. Kuid enne, kui me videoga edasi lähme, tuletan meelde, et käsi on võimalik pesta nii enne kui ka peale selle video vaatamist. Ja hea oleks, kui lausuksite kõva ja selge häälega oleme terved ja hoolime, mis häälestab teid raku tasandil energeetiliselt seda videot vaatama. Nii, minul on see kaamera igapäevases kasutuses, selle aja sees on see kaamera mul ühe korra käest maha kukkunud kahjuks. Peale seda ma hankisin sellise läätsekaitse ja siin, kes hoolega vaatab, on viga saanud nurk. Et kaamera kukkus 1,5 meetri kõrguselt käest maha, kogemata loomulikult. Kesta ei olnud ümber, maandus nurgaga vastu asfalti, peale mida lõpetas mälukaart töölepingu. See tuli uus hankida. Vaatame kohe, milline on uus mälukaart. Uus mälukaart on mul selline Lexar 64 gigabaiti. Ja kaameral küll UHS 2 valmidust ei ole, kuid sellel kaardil on tagasiulatuvalt valmidus sobida minu seikluskaameraga, nii et sellega on kõik hästi. Ja äkki ma teen mõnest
mälukaardist ja mälupulgast ühe väikse tutvustava video mingil ajal. Ma ei oska öelda, millal see mingi aeg on. No ütleme nii, et lähema 5 aasta sees kindlasti. Jaa. Kaamerast rääkides, siis kaamera toimib veatult. Nüüd, kui te küsite, kas mul on olnud mõttes kaamerat välja vahetada, siis ausalt öeldes ei ole. Mõni aeg tagasi, nüüd üsna hiljuti tuli välja 9. põlvkonna GoPro kaamera. Teate mida? Ma räägin teile, et 5., 6., 7. ja 8. põlvkonna GoPro kaamerate ostmisel ma erilist mõtet ei näe, juhul kui on olemas selline. Hero 9 on asi, mille hankimist võiks teatud tingimustel kaaluda, sest mulle isiklikult Hero 9 tundub üle pika aja selline seikluskaamera, kus päriselt on midagi parendatud või tehtud. Mida ma pean sellega silmas? Paremat akut näiteks, paremini läbimõeldud lisade kasutamise võimalus ja jutt käib siin helist ja valgusest. Ent 5K ja muu säärane pudi jätab mind täiesti külmaks. HD-st piisab täielikult ja veel väga pikka aega, et teha videoid koduarhiivi või YouTube'i. Nii et Hero 4 on ka aastal 2020 hea kaamera. See on minu isiklik arvamus, et kogu see 4K ja 5K tähendab seda, et tuleks hankida ka vastav väga võimekas arvuti, tarkvaraga, mis jäksab seda 5K videot, 4K videot töödelda ja liigutada ja muidugi on tarvis vastavat telekat või kuvarit, mis seda kõike reaalselt ka näitab. Enamus inimesi siiski vaatab filme ja videoid kas arvutist, telefonist või tahvelarvutist. Televiisorit kasutavad vist ainult veel keskealised ametnikud, nagu arstid ja politseinikud ja pensionärid, ajupesu saamiseks. Ehk siis 5K on tavainimesele hetkel sama oluline teema kui jutt sellest, et me käisime kuul. Ma tahaks küsida, et kes meie? Mina ei ole käinud kuul ja ma ei tea ega tunne kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks käinud. Nii et ära lase ennast numbritel hullutada või siis videotegijatel, kes teevad mingist kaubast mingi video, kuid kes ise peavad siis selle kauba, mille nad on saanud oma kanalile video tegemiseks, firmale tagasi andma. Ja see näiteks, see on minu isiklik kaamera, kõik on makstud ja ma ei pea kaamerat kellelegi peale video tegemist tagasi andma või viima, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Ja see oleks ka imelik, et näe, võta, siin on kaamera, tee sellest oma kanalil video ja siis anna kaamera tagasi. Ja vaata, et sa seda vahepeal katki ei tee, muidu pead kinni maksma.
raha me loomulikult sulle selle video tegemise eest ei maksa, sest selle video tegemine on juba võimalus ja reklaam sulle, võimalus ennast tõestada. Kuid kindlasti tee video lõpus mingisuguseid käemärke, mingeid heavy metal sõrmi ja muid vigureid. Teate mida, kui ma mõnes videos näen kedagi mingeid kummalisi käemärke tegemas, siis ma panen selle video kinni ja ma soovitan seda ka teile. Minu jutt käesolevas videos ei ole väga tehniline, nagu te aru saate. Tehniliste andmete lugemiseks ei ole teil minu abi tarvis. Ma arvan, et te saate tehniliste andmete lugemisega ise ka hakkama. Mida ma võin öelda oma kogemuse põhjal, et kui sul on vaja head ja odavat kaamerat, sest nüüd on see kaamera odav, siis see kaamera teeb suurepärast pilti ja videot. Ja Hero 4 ongi selline hea kaamera. Kasutatud seikluskaameraid liigub ja kui te leiate kuskilt teada oleva ajalooga kasutatud Hero 4 silver kaamera, võib see olla hea ost, sest see kestab tõenäoliselt veel 5 või 6 aastat, kui seda hästi hoida. See asi on see, et kui palju sellest heast kvaliteedist, millega see kaamera filmib, kui palju sellest alles jääb peale näiteks Windows Movie Makeriga töötlemist ja YouTube'i üleslaadimist, et seda te peate siis ka arvesse võtma. Kuid jah, minu meelest on tegemist väga hea asjaga ja see kestab veel aastaid. Nii, hea vaataja. Lõpetuseks veel nii palju, et kodunt väljudes lukusta uksed ja aknad, kuid enne ja peale akende ja uste sulgemist ja lukustamist tuleks siis kindlasti käsi pesta. Aitäh ja nägemiseni!